Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Me oleme Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis, kuhu siis kuuluvad ettevõtjad, kes soovivad leida virtuaalset partnerit endale, kes aitaks natukenegi vähemaks võtta ettevõtja töökoormust. Ja loomulikult on siis siin virtuaalset teenust pakkuvad ettevõtjad ja üleüldse need, kes on mõelnud, et võiks lisatulu teenida. Samamoodi kutsun üles vaatama assistendikooli teisi kanaleid, sest nii Instagramis kui ka assistendikooli Facebooki lehel toimub üht-teist põnevat. Nii et ärge magage maha, sest nendelt kanalitelt te saate kõige paremini infot kätte, mis parasjagu meil kusagil toimub. Sealjuures siis ka erinevate koolituste infot. Aga tänane teema. Tänaseks teemaks olen mina valinud motivatsioon. Sest ega minul ka selle motivatsiooniga kõige paremini alati lood ei ole. Ja tihti räägitakse ju sellest, et kui sa tahad olla edukas, siis sa oled motiveeritud või motivatsiooni kaudu saad sa edukaks. Ja et edukad inimesed tahavad lihtsalt rohkem saada, nende motivatsioon on kõrgem. Ehk et kui sa piisavalt tahad, siis sa ka teed. Tundub justkui selline lihtne ja loogiline. Aga mis siis tegelikult toimub? Kui nüüd vaadata, mismoodi see motivatsioon päriselt toimib, ja te võite siia kommentaaridesse ka märku anda, et kas teile tulevad ka need asjad tuttavad ette. Kõige lihtsam näide motivatsiooni puhul on see, et jaanuaris on kõik spordisaalid rahvast täis. Inimesed on otsustanud, sel aastal ma teen asju teistmoodi, ma palkan treeneri, ma lähen ostan uued tossud, trenniriided, panen kalendrisse kirja kõik need trenniajad. Ja mis siis juhtub? Mõne aja pärast, näiteks märtsis, veebruari lõpus, on millegipärast tekkinud sinna treeningsaalidesse jällegi ruumi. Ja see ongi sellepärast, et see motivatsioon, see tekitab sellise hea tunde, et ma lähen selle hea tunde pealt, hakkan tegema asju. Ja iga kord see motivatsioon ongi siis palju tugevam, kui on justkui midagi uut juhtumas, midagi põnevat juhtumas. Näiteks sa leiad uue kliendi, sa käivitad uue projekti või sul on mingi tohutult hea idee järsku pähe karanud ja siis sa tunned seda, kuidas energia tõuseb, süda lööb kiiremini ja ma olen nüüd hästi motiveeritud seda kõike täide viima. Mis aga tihti juhtub, ongi see, et möödub üks nädal, möödub teine, kolmas ja siis enam see asi ei ole nii väga uus. Ja tihti need tulemused ju tegelikult ei tule ka meile nii lihtsalt ja nii kiirelt, nagu me oleme seda esialgu arvanud. Ja kui ka keegi ei märka, kui palju sa pingutad, siis juhtubki lihtsalt see, et motivatsioon kaob. Lihtsalt see tunne läheb mööda ja tekib selline tunne, et tahaks lüüa käega. Aga tegelikult miks inimesed on edukad, miks näiteks sportlased on edukad, on see, et me teeme ära oma tööd, oma asjad, mis me oleme ette võtnud ka siis, kui meil ei ole seda motivatsiooni. Mitte see, et ma istun ja ootan, kuni mul tuleb inspiratsioon peale, kuni mul tulevad head ideed, kuni tuleb õige aeg, vaid ka siis, kui ei lähe kõik asjad alati hästi. Kui see päev on väga raske, kui see tegevus on tohutult igav, kui ma tunnen ennast tegelikult väsinuna, ma teeks hoopis midagi muud, siis tuleks ka need sammud ära teha. Et kui ma siin enne tõin sportlase näiteks, siis väga edukad sportlased
tegelikult. No mitte ainult väga edukad, ka need, kes tõesti oma seda sportimist kirega teevad ja see ongi nende töö, siis nemad ei mõtle hommikul, et mul ei ole tänase trenni jaoks motivatsiooni, vaid ta tõuseb püsti ja ta lihtsalt läheb trenni. See ei ole nagu see otsus, et ma nüüd iga päev pean otsustama, et vot nüüd ma lähen trenni. See on osa päevast. See on osa rutiinist, täpselt samamoodi nagu see on hammaste pesemine. Keegi ju ei oota meist seda motivatsiooni, et nii, nüüd mul tuleb motivatsioon peale, ma lähen hambaid pesema. Ei, me lihtsalt teeme neid asju. Ehk siis see on see distsipliin. See ongi see otsus, mille ma teen nüüd üks kord ja ma järgin seda. Ja kui me nüüd räägime distsipliinist, siis paljud võib-olla arvavad, et distsipliin tähendab seda, et sa pead olema iseendaga tohutult range, karm, sa ei tohi olla kunagi väsinud. Tegelikult see ikkagi päris nii ei ole. Distsipliin iseenesest on justkui seesama harjumus, mis ei vaja enam lisamotivatsiooni. Ja kui see harjumus on piisavalt tugev, siis me ei pea enam iga päev uuesti otsustama. Eks see ongi selline vabalt toimimine, seal ei ole mingit sundlust taga. Ja kui me ei pea iga päev otsustama, iga hommikul otsustama seda, et kas ma täna teen seda või ma ei tee, siis tegelikkuses jääb meil oluliselt rohkem energiat päevast tegeleda siis sisulise tööga. Kui nüüd võtta näiteks virtuaalassistendi amet siia näiteks, siis algus on tohutult põnev. Esimesed kliendid tulevad, esimesed ülesanded ja see tunne, et ma justkui ehitan midagi iseenda jaoks. Motivatsioon on laes ja veel kõrgemalgi. Ja siis satub virtuaalassistendi teele ülesandeid, mis on natukene igavad, näiteks andmesisestused. Või sa pead vastama 10 sarnasele meilile. Ja loomulikult klient, kes suudab oma meelt muuta juba 6. korda, aga sina oled juba väga palju tööd ära teinud. Ja tihti juhtub ka assistentide maailmas seda, et need tulemused ei tule nii kiiresti. Ja ongi. Motivatsioon on kadunud. Mõtlen, miks ma üldse seda teen? Miks ma pean sinna oma aega kulutama? Ja just see on see hetk, kus võib selguda see, kas sinust saab usaldusväärne professionaal. Sest kliendid ei näe meie tujusid. Nad ei tea, milline on olnud meie päev. Samamoodi ka vastupidiselt assistent ei tea, milline on olnud ettevõtja päev. Klient näeb ainult seda, et tema tahab, et tema töö oleks tehtud ja et see oleks hästi tehtud. Ehk siis see usaldusväärsus ei sünni ainult siis, kui sul on olnud head päevad, vaid see sünnib sellest, kui sa ikkagi oled järjepidev ka siis, kui need päevad ei ole kõige meeldivamad. Ja motivatsiooni puhul võib-olla on veel selline asi, et see motivatsioon tuleb tihti ka tegelikult pärast tegutsemist. Enne võib-olla on jah see tunne, et ma justkui tahan midagi ära teha, aga kui sa hakkad päriselt tegutsema, ka siis, kui sul ei ole seda motivatsiooni, ehk sul on see distsipliin, sa lähed ja teed need asjad ära, sa hakkad tegutsema, siis tegutsedes juba tekib ka see motivatsioon, et ma tahan selle asjaga ühele poole saada, ma tahan näha, kuidas need asjad toimivad, kas see automaatika toimib, kas ma saan asju kergemalt teha edaspidi ja sellega tuleb kaasa ka kohe see energia ja sa tunned, kuidas see töö hakkab tegelikult ladusalt minema. Et kes ei tea seda kirjanike poolt öeldud krampi ehk et kui sul on valge paber ees, sul on valge paberi kramp ja sa ei suudagi midagi sinna kirja panna, siis tegelikult, kui sa hakkad kas või kirjutama ükskõik mida, siis sul hakkab tulema see inspiratsioon, need laused moodustuvad ise. Ehk see alguse osa on kõige keerulisem, see kui sul ei ole tuju minna sinna neid asju tegema, siis
see samm, kui sa teed selle ära, siis hakkab juba aadusalt minema. Ehk siis ega muidu ei öelda seda, et kõige raskem osa ka treeningute puhul on see, et sa lähed uksest välja, et sa paned need tossud jalga, et sa tõused voodist püsti. Ja ma annan sulle siin kaasa võib-olla mõne väikse mõtte, et võta üks väike harjutus, mida sa tahad luua. Mõtle üks ülesanne, mida sa tahad teha. See ei pea olema üldse suur. Et ära mõtle nüüd, et ma hakkan iga päev 2 tundi oma äri arendama. Sest see on ikkagi päris suur ja motivatsioon võib kaduda enne, kui see on jõudnud sulle harjumuseks juurduda. Aga kui sa võtad näiteks endale selle distsipliiniks, et sa vastad kliendi kirjadele alati tunni jooksul, enne kui sa avad sotsiaalmeedia. Me teame küll, kui kerge on sinna sotsiaalmeediasse ära kaduda. Ja ära oota, kuni sa tahad, vaid lihtsalt tee. See on tohutult ebamugav, ma olen selle koha peal olnud korduvalt. Tunne, et ma ei taha teha, mul on aega küll ja ma lükkan seda edasi. Aga jällegi, et kui sa teed seda järjepidevalt, siis see saab sinu harjumuseks ja siis sa ühel hetkel enam ei panegi tähele, et see oli enne keeruline. Ehk siis motivatsioon on hea stardipauk. Kui see on sul päriselt olemas, siis kasuta seda võimalust, aga ära ehita seda oma tööd üles motivatsiooni peale. See on päriselt väga habras koht, mille peale ehitada seda motivatsiooni, vaid tasub ehitada harjumuste peale. Väikesed, selged, järjepidevad harjumused. Ja nagu ma ütlesin, siis tegelikult see distsipliini eeldus, et sa pead olema tugev ja kange inimene, ei ole see. See lihtsalt tähendab seda, et sina oled nüüd ära teinud otsuse, kuhu sa tahad jõuda ja sa teed seda ka siis, kui see tunne sind ei toeta. Ehk siis väga paljud räägivad sellest, oh, sa oled ettevõtja, mis sul viga on. No tegelikult see ei ole ikka päris nii. Iga kord ma peangi tegema neid asju siis ka, kui mul ei ole motivatsiooni. Ja ma ei taha siin tegelikult kasutada seda sõna peab, sest see on liiga tugev. Ma valin selle, et ma teen neid asju, sest ma olen valinud selle, et ma tahan ettevõtja olla. Ma tahan ise oma aega planeerida. Ja kui ma ei tee neid asju siis ka, kui mul on kehvemad ajad, siis lihtsalt tuleb teha valikuid, kas see, kus sa täna oled ettevõtjana, on see koht, kus sa pead olema või tasub edasi liikuda järgmistele jahimaadele. Nii et tee see otsus ära ja naudi seda energiat ja ära mõtle iga päev uuesti, et kas ma teen seda või ma ei tee seda. Vot selline sai see motivatsiooni kohvipaus. Ma loodan, et sul on siit mõtteid võtta ja see kedagi innustab edasi tegutsema väikeste sammudega ja võta nüüd kätte ja tee ära üks asi, mida sa oled edasi lükanud. Mõnusat esmaspäeva. Tšau!